oleme kaameratega tulnud Õismäele, kus Stoneboy aktiivselt trenni teeb. No ma ikka üritan siin iga päev teha, see nädal on nagu vaba ka olnud ja siis natukene on siin läinud mõned päevad on niimoodi, et ei jõua, eks ole, et siis esmaspäeval ma hakkasin nagu tulema on ju, mõtlesin, et kell on veel tegelikult vähe, et paneme veits ruuni ja ruunist tuli update ja värki, siis ma mõtlesin, pelan ja tuli õhtu kätte, ei jõudnud, ikka juhtub, terve nädal on veel ees, eks ole, siis teisipäeval on ju, ka panen juba riidesse, et kindlasti lähme täna. Ja siis sõber helistab, kuule tule külla, et mul on sõbral jalg vetsuks kinni, et tule vaata, jube naljakas. Ei jõudnud, aga aeg on ju, et kolmapäeval siis lähme. Kolmapäeval ärkan ülesse, vaatan ilus 25 ilm, vaatan kapis on külmad õlled, lihad valmis, lähme teeme grilli ja värki on ju. Ja siis vaatan ka õhtul kella, et jube paljuks on juba läinud, täna ei jõua on ju, nädal on ikka keskel olema alles, küll me jõuame. Siis peab neljapäev. Mõtlesin ka, et nüüd täna on kindel minek siis on ju. Tellisin endale süüa, et hea vormis olla on ju, kõht täis natukene parem teha on ju. Ja tellisin süüa, ootan, ei tule, ta lõpus 2 tunni pärast tuleb, siis on juba kõhu nii täis, mõtlen, savi et reedel on siis minek, aga reedega oli selline jama lugu, et sõbral on sünnipäev, et see ei tule siis välja, peab ikka sünnipäevale minema ja värki, et see jääb ka ära siis. Ja siis nüüd oli laupäev on ja tulin ka, täna isegi tulin siia, et teeme video ka, et teemegi trenni siis, aga vaata, nüüd on juba jälle kell nii palju, et ma ei tea, varsti peaks ikka vist koju ära hakkama minema. Loodame, et ta ikka vähemalt üks kord enne mängu platsile jõuab. Järgmisena uurisime, mis on tagaotsitava edu saladus. Mul on ajapikku tekkinud rituaal, mille tõttu mul läinud asjad paremini. Jaa, Tallinnast edasi võtsime aga suuna juba lääne poole, kus õhtuhämaruses ootas meid KV. Kuna staadionil on palju tugevaid striimereid, siis käin väljas löömist harjutamas. Ai. Loodame, et tuul KV-d platsilt minema ei puhu. Kui juba lääne pool olla, siis võtsime edasi sihi sadama poole ja läksime Saaremaale. Saaremaal võttis meid vastu aga Stotter, kelle kaal on ikka sama. Aasta on möödas ning analüüsides eelmise aasta mängu sain ma aru, et midagi ikka on vaja mul muuta. Ma võtsin naise, tema aitab mul kaalu jälgida. Aga minu salarelv kahjuks juba loositi teise tiimi. Aga sellegi poolest teeme koos trenni. Anna nüüd. Ja tegelikult oleme me ka hakanud koos jooksmas käima. Kuldsik päris hästi läheb ju meil. Hops, päris hästi jookseme. Oluline, et nad ise rahul on. Kuressaarest edasi sai veel lääne poole minna ja Sõrves säres ootas meid Kikuk. Kui sain teada, et võtan osa, siis mõtlesin ma kohe selle peale, et kuna ma olen kõige noorem, peaks ma tegema ka rohkem trenni, et olla võrdne teiste mängijatega. Käisin iga päev jooksma sellest samast tornist 2 korda üles ja 2 korda alla, kuniks 5 päeva hiljem hakkasid mulle põlved päris hullusti valutama. Guugeldasin ja uurisin veits asja ja leidsin spordiaabits. Seal ma uurisin ja sain teada, et üleliigse spordi tegemine polegi tegelikult kõige parem. Ja lisaks sain aru, et pean ka leidma endale treeneri, kes õpetaks mind õigesti mängima ja talle on abiks laste spordiaabits. Edu selle aasta striimeritele ja järgmine aasta vaatame siis üle juba Lõuna-Eesti striimerid.